tere, kallid vormelipäeviku kuulajad! Vormel 1 hooaeg on jõudnud enam-vähem täpselt poole peale. Seda tähistas siis Ungari Grand Prix, mis on arvatavasti eestlaste jaoks lähim vormel 1 etapp. Seega vaatame üle, mis seal Ungaris toimus. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates üks palavalt armastatud ringrada tuleb tagasi vormel 1 kalendrisse juba sellel aastal. Teeme tagasivaate Ungari Grand Prix sündmustele, sealhulgas vormel 2 ja vormel 3 sarjas ning eelvaade ka tulevasele Hollandi Grand Prix'le ning kellele tasuks seal pilku pöörata. Alustame siis selle uudisega, et üks etapp lisati selle aasta kalendrisse. Nimelt siis, nagu me juba teame, hooaja alguse poole tühistati Bahreini ja Saudi Araabia Grand Prix'd Lähis-Ida konfliktide tõttu ning praegugi on küsimärgi all, et kas see Katari ja Abu Dhabi Grand Prix'd üldse toimuvad, et tõenäoliselt mitte. Aga siis seoses sellega on hakatud vaatama, millised on võimalused väljaspool Lähis-Idat. Ja siis selle Ungari Grand Prix nädalavahetuse jooksul hakatigi ühest etapist kuulujutte levitama ning Grand Prix pühapäeval saigi kinnituse. See on nimelt siis Malaisias Sepangi ringrada tuleb sellel aastal tagasi vormel 1 kalendrisse. Et see on jah selline fännide poolt üsnagi armastatud rada ja sõitjate poolt ka. Et sellel on üsna palju neid kiireid kurve, aga samas on ka pikad sirged, mis ei pruugi tegelikult selle aasta autode jaoks kõige parem uudis olla. Aga nende pikkade sirgete lõpus on head möödasõiduvõimalused. Ehk siis sellel on nagu mõnus sõita ning see pakub ka põnevat võidusõitu, et seetõttu on siis fännide poolt armastatud rada olnud. Ning siis jah, see korraldaski aastatel 1999 kuni 2017 vormelas Malaisia Grand Prix'd. Kalendris siis paraku kukkus välja, sest piletimüügid olid üsna madalad ning jah, see läks üsna kalliks ka selle etapi korraldamine Malaisia jaoks. Seega ning tegelikult mul endal on ka nagu üsna hea meel, et see etapp on tagasi, et mul endale see ringrada on ka meeldinud. Ent miks just see Malaisia rada valiti, on see, et see sobis logistiliselt väga hästi. See etapp toimub siis 4. oktoobril ehk Aserbaidžaani ja Singapuri Grand Prix'de vahel ning see rada tegelikult asubki Singapurile päris lähedal, et see on kõigest 300 kilomeetrit eemal ning Malaisia pealinna Kuala Lumpurile üsna lähedal, et seega on nagu see ei tohiks minna logistiliselt väga keeruliseks, et selline täiesti vastuvõetav nii-öelda, mistõttu siis lisatigi see etapp sinna tagasi kalendrisse. Nüüd selle etapiga on nüüd üks huvitav nüanss. Selle nimi ei ole Malaisia Grand Prix. Seda etappi on nimetatud Bahreini Grand Prix'ks. Nüüd, kui te maailmakaarti natukene tunnete, siis saate aru, et Bahrein on Lähis-Idas, mis on Aasia lääneküljel ja Malaisia on Aasias nagu täiesti teise pool idaküljel. Seega ning varasemalt on ka nagu sellised olukordi on, kus need etapi nimetused on natukene eksitavad olnud, näiteks midagi korraldati, oli äkki aastal 1982 Šveitsi Grand Prix Prantsusmaal. Asja tegi veel iroonilisemaks see, et Šveitsis oli mootorsport üldse keelustatud ning samuti on korraldatud Luksemburgi Grand Prix näiteks Saksamaal. Aga nagu nii sellist eksitavat etapi nimetust pole vist ajaloos olnudki, et täiesti teise pool Aasiat toimub etapp. Aga sellel on ikkagi selgitust, aga põhiseks on siis see, et Bahrein tegelikult katab väga suure osa sellest etapi korraldamise kuludest nii-öelda, mistõttu siis pandigi sellele ikkagi Bahreini Grand Prix nimetus.
ning tasub selles osas mainida ka, et see ei ole nagu see Malaisia ringraja sündmus ei ole selline nagu, mis jääb püsivalt kalendrisse, et seda nähakse praegu nagu rohkem sellise nii-öelda ajutise lahendusena nii-öelda, et ühe aasta jaoks. Et see ei tähenda seda, et see tulevastel aastatel samuti kalendris on. Aga noh, ikkagi on seda tore kalendris tagasi näha. Ning tegelikult saab olema huvitav, et kui kuulata kommentaatorite juttu sellele etapiga, siis kui paljude keel hakkab siis libisema ja ütlevadki selle kohta Malaisia Grand Prix. Millal äkki hakkavadki tahtlikult seda tegema. Aga noh, millised sellised kuulsad momendid on olnud Malaisias, et mõnikord on nagu vihm seda etappi päris korralikult mõjutanud, näiteks aastal 2001 üsna varsti peale starti hakkas kõvasti vihma sadama ja siis kõik sõitsidki justkui rajab maha nii-öelda. Samuti siis aastal 2009 vihm läks nii tugevaks, et sõitu lihtsalt lühendati ja poole pealt lõpetati. Et seda tihtipeale nimetatakse ka üheks läbi aegade sajuseimaks etapiks vormel 1 ajaloos. Ning samuti 2012 väga selline põnev etapp, kus siis võitis Fernando Alonso ning samal etapil saavutas oma esimese poodiumi Sergio Perez. Tegelikult ta ei olnud etapi võidust üldsegi kaugel. Samuti siis aastal 2003 näiteks saavutas oma esimese etapi võidu Malaisias Kimi Räikkönen, sõites McLareni roolis. Ning 2016 aastal oli selline väga tähtis moment tiitliheitluses, kui Lewis Hamiltoni mootor andis otsad, sõites esikohal. Et jah, selle Malaisia ringraja tähendab, on üsnagi palju sellist põnevat ajalugu vormel 1 ning jah, väga tore on näha seda tagasi kalendris. Läheme nüüd Aasiast välja ja tagasi Euroopasse ning räägime sellest, mis toimus Ungari Grand Prix nädalavahetusel. Esialgu siis uuendused autodele ning seekord oli lugu põnevam kui tavaliselt, sest seekord Aston Martin lõpuks uuendas oma autot ja tegi seda üsnagi radikaalselt. Et noh, öeldigi päris palju Aston Martini selle auto kohta, et see on justkui selles B-spetsifikatsioonis nii-öelda, et niivõrd palju muutusi oli. Nimelt siis nad tõid 16 uuendust oma autole. Minu meelest see nii-öelda rekord, mis sellel aastal nagu olnud on, muidu oli varasemalt 8 või 10, seega ja nüüd sellest nagu topelt, eks ole, 16 tükki, et ja Aston Martin nagu ootas hästi kaua nende uuendustega, sest neil polnudki mõtet nagu lihtsalt igast etapist tuua nagu 1-2 uuendust nii-öelda, et sest no tegelikult see ei oleks nagu nende üldpilti parandanud, vaid oleks lihtsalt neid ressursse kulutanud, et nad oleksid endiselt jäänud sinna üsna tahapoole. Seega, mida nad tegid, oli see, et nad säästsid oma neid ressursse, et tuua üks nagu selline suurem uuenduste pakett ning siis sellega nagu konkurentsivõimelisem olla. Et see ongi jah, lihtsalt see mäng ressurssidega, mis viiski selleni, et nad tõid 16 uuendust selleks etapiks ning arvatavasti Hollandi etapiks toob siis Honda samuti uue mootori. Seega saab olema huvitav näha, et mis saab. Aga muidu siis McLaren samuti uuendas oma autot üsna palju. Nemad tõid 5 uuendust, 3 uuendust tõid Mercedes, Red Bull ja Racing Bulls, 2 tükki Ferrari ja Williams ning 1 tüki tõid Haas, Audi ja Cadillac, mis siis tähendab seda, et ainsana autot ei uuendanud Alpine. Siis sellest rajast natukene, sellest Hungaro ringist. Sõitjatel oli tegelikult esimestel päevadel raskusi nagu selle haarduvuse leidmisega. Et üks asi, ning jah, põhiliselt alguses oligi see, et rada oli hästi tolmune
nimelt siis nagu seal polnud justkui nagu tükk aega sõidetud ja siis see tolm kogunebki siia, mis siis vähendab haarduvust. Ning ma mäletan väga hästi vorme kolme sprindisõidus esimesel ringil, oli äkki kolmandas kurvis, et jah, lihtsalt mingid sõitjad läksid sealt ideaalsõidujoonelt kõrvale ja siis tekkiski nagu selline massiivne tolmupilv lihtsalt. Ma kujutan ette, kui sa oleksid nagu sinna tolmupilve sisse sõitnud, siis sa poleks mitte midagi näinud. Et see oli nagu, niivõrd palju oli seda. Ning oligi jah, pidevalt näha, et kui sõitjad lähevad selle ideaaljoonelt natukene kõrvale, siis nagu auto läheb korralikult libisema. Seega sõitjatel oli esialgu üsna palju raskusi. Aga muidu siis esimese vabateeningu kiirem mees oli Charles Leclerc, teine oli Verstappen ja kolmas Hamilton. Leclerc, kusjuures siis vabateeningu lõpupoole tekkisid mingid probleemid, et ta tuli boksi, aga siis peatas oma auto enne garaaži jõudmist. Et ma ei ole päris kindel, mis seal juhtus. Aga siis probleemi oli ka Carlos Sainzil. Tema siis sai hoiatada selle eest, et ta jäi Verstappenile jalga ette ning Lance Strollil ütles vedustus lihtsalt üles. Tema siis sõitis teisest kurvist välja, et see on selline pikk vasakkurv ning siis auto lihtsalt vedustus läks lihtsalt katki ja ta läks spinni ning peale seda spinni selle katkise vedustusega väga kaugele ei sõitnud, seega oli sunnitud raja ääres peatuma ning see tõi välja punased lipud. Ning lisaks selle tulemusena Lance Stroll ei osalenud teisel vabateeningul, et ju siis läks selle auto parandamisega niivõrd palju aega. Aga muidu sellel esimesel vabateeningul oli päris palju neid juuniosõitjaid, kes siis täiskohaga vormel 1 ei sõida, aga siis saavad mõnikord vabateeningutel osaleda. Sealhulgas oli siis Paul Aron ka. Aga ma nimetan siis nii-öelda ringiaegade järjestuses need, kes osalesid. 7. koha saavutas siis nii-öelda, kõikide seast, nii-öelda mitte ainult vabateeningute sõitjate seast, oli Frederik Vesti, tema sõitis Mercedeses Antonelli roolis. 16. oli Leonardo Fornaroli, Oscar Piastri McLareni roolis. Kohe tema taga Rio Hirakawa sõites Oliver Mani Haasiga. 19. oli siis Eesti mees Paul Aron, sõites Franco Colapinto Alpinis ning 20. oli Colton Herta Valtteri Bottase Cadillaciga. Kusjuures üks selline huvitav fakt. Paul Aron on nüüd siis esimene mees, kes on selle aasta vormelitel sõitnud vähemalt 2 erineva mootoritootjaga. Et ta on siis sõitnud Audis nende Audi mootoritega ja nüüd Alpinis ka Mercedese mootoritega. Üks selline huvitav statistika. Lähme siis edasi teise vabateeningu juurde, mis samuti toimus reedel. Seal oli seekord Ferraride kaksikvõit, Hamilton esimene, Leclerc teine ning kolmas oli Lando Norris. Vabateening ei läinud hästi Franco Colapintol, kes tegi viimases kurvis avarii. Et seal võiski jälle vabalt olla see, et ta satub sellele natukene tolmusele kohale ja siis tagaosa läheb libisema ning sedasi lõpetas seinas. Colapinto jaoks ei olnud jah kõige parem reede, sest esimeses vabateeningus tema ei sõitnud, sõitis hoopis Paul Aron ning siis teises vabateeningus jäi päev lühikeseks avariiga. Et jah, laupäeval jäi päris palju tööd teha. Vot nii, ja kusjuures siis vabateeningute ajal sõitjad kurtsid, et mõned kohad asfaldist olid lagunemas või nagu kulumas selle kuumuse käes nii-öelda, mis tõttu siis enne laupäeva tehti parandusi mõnes kohas, et näiteks seal esimeses kurvis, sest seda nähti nagu rohkem siis möödasõidu võimalusena ning ongi.
üks parimatest möödasõiduvõimalustest sellel rajal. Et see kindlasti aitas kaasa ka sellele, et sõitjatel ei olnud väga seda haarduvust nii-öelda esimeste päevadel. Aga siis peale seda, kui asfalti parandati, kolmanda vabatehningu kiirem mees oli Lando Norris McLareniga, teine oli Hamilton ja kolmas Antonelli. Et tollel vabatehningu tehtigi vabatehningute kiiremaid aegu, et enamused tegidki. Aga kellel ei läinud hästi, oli Sergio Perez. Tema ei saanudki aega kirja, sest mulle tundub, et ta autol olid probleeme piduritega, mistõttu oligi jah, ta sunnitud peatuma ning punased lipud tulid taaskord välja. Ehk siis igal vabateeningul Ungaris tulid vähemalt korra punased lipud välja. Sõita väga ei saanud ka Arvid Lindblad, kellel vahetati jõuallikat ning ta saigi ainult, ütleme, et viimased 5 minutit sõita või midagi sellist. Aga kui peaks moodustama vabateeningute aegade põhjal mingi sellise jõudude vahekorra, et kellel on nagu kiirem auto, siis noh, kuigi McLaren tegi nagu parima aja vabateeningutel, siis ma oleks ikkagi öelnud, et Ferrari'l oli kiirem auto, et nemad olid nagu järjepidevamad seal eesotsas ning siis McLaren pannaks teiseks. Mercedes alles kiirused 3. tiim, mis siis on üllatav vaadates nende senist hooaega ning Red Bulli oleks pannud 4. Et nemad on siis see on siis see suur nelik ja edasi on juba keskväljak ja siis noh, ülejäänud maailma parima tiitli nimel olid võitlemas Racing Bulls ja Audi ning neist selline natukene maad tagapool, et juba selles tsoonis, et veab, kui üldse punkte teenivad, pannakse Alpini ja Haasi ning võib-olla isegi Aston Martiniga. Et Aston Martiniga oli nii, et nad ei olnud tegelikult Haasist üldse palju aegsemad nii-öelda, kui vaadata parimaid ringiaegu. Aga lihtsalt see vabateeningute kiirus ei olnud just kõige järjepidevam, mistõttu ma nagu, see ei olnud nagu väga kindel, et nad selles Alpini ja Haasiga ühes ja samas rühmas on. Aga nad ikkagi olid üsna palju kiiremad Williamsist, millest oli järsku siis saanud kiirused 10. tiim. Et nemad on jah neil ongi jah olnud terve hooaeg auto arendamisega raskusi olnud ning on kindlasti sellega hädas. Aga arvatavasti siis nad ise on väitnud, et Aserbaidžaani Grand Prix toovad mingid uuendusi, aga kas see siis on nagu sellel Aston Martini tasemel radikaalsed uuendused nagu mõju mõttes või hakkavad teised ikkagi nagu kiiremini seda autot arendama ning siis nad ikkagi jäävad sinna üsna tagaossa. Et noh, eks näis nii-öelda. Ja Williams siis praegu igatahes seda optimismi viimasel ajal just kõige rohkem pole. Aga nüüd, kui Aston Martin enam pole kõige aegsem tiim, siis on selleks hoopis Cadillac, nagu oligi esimeste etappide jooksul. Nüüd, kui meil on üle vaadatud vabateeningud ja jõudude vahekord, lähme edasi kvalifikatsiooni juurde. Esimeses voorus oli kiirem mees Lando Norris, välja langesid järgnevad 6 meest. Oli Beerman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Stroll, kusjuures oli kõigest 1000 sekundi võrra aeglasem Albonist, aga tegelikult oleks saanud ta kõrgemal olla ka, sest viimasel ringil läks üks kurv nässu, mistõttu siis ta nagu oma aega parandada ei saanud. Aga siis üks selline huvitav asi esimeses voorus oli see, et Fernando Alonso sai edasi teise vooru. Seekord ei pidanud ta tegema sellist avariid, nagu Kanada sprindi puhul oli, vaid lihtsalt saigi puhta kiiruse pealt edasi teise vooru. Teises voorus siis oli Isaka Chari vahepeal üks moment, läks laialt samas kurvis kus Lance Stroll ning siis üritades kruusat tagasi tulla, pani ta spinni, mistõttu siis
tema esimene ring läks natuke nässu, teine ring oli õnneks piisavalt hea, et edasi saada ning väljalangejad olid hoopis Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon ja Fernando Alonso 16. kohal. See tähendas siis seda, et edasi sai needsama tipp 4 tiimi nii-öelda, ehk Mercedesed, Ferrarid, McLarenid ja Red Bullid ning lisaks siis Racing Bullsist Arvid Limplad ja Nico Hülkenberg. Hülkenberg siis teine kord sel aastal 3. voorus. Mercedese mehed kusjuures olid alles 8. ja 9. kohal, et jah, see kvalifikatsioon oli nende jaoks üsnagi raske. 3. voorus peale esimesi kiireid ringe oli esikolmik selline: Hamilton esimene, Norris teine, Leclerc 3. ning siis teisel nii-öelda kiirel ringil, mis siis tehti sessiooni lõpus, olid tingimused nagu muutunud, ma saan aru, et näiteks tuule osas, mistõttu siis tegelikult üsna paljud ei parandanudki üldse oma ringiaega. Aga üks erand ikkagi oli. Selleks oli Lando Norris, kes siis lõpuks edastas Lewis Hamiltoni kõigest 0,012 sekundiga ehk 12 000 sekundiga edastas Hamiltonit, et saada oma hooaja esimene kvalifikatsioonivõit. Tagapool siis, või tegelikult selles mõttes järjekorras eespool, Max Verstappen pani vahepeal viimases kurvis spinni. Et mulle algul tundus, et seal viimases kurvis ta läks jällegi nagu sellele tolmusele rajaosale, mistõttu siis oligi tal vähem haadavust ja tagaosa läks libisema ning pani spinni. Et õnneks ta seda seina valtis, aga ta ikkagi põhistas kollaseid lippe seal nii-öelda. Aga üks selline huvitav asi, mida ma pärast lugesin, see asi ei olnud selles tolmus, mis seal oli, vaid asi oli jälle tagatiivas. Mis muu saab olla Verstappeni spinni põhiseks kui tagatiib. Ning jah, et nagu nad olid enne märganud, et see allasurve jõud tagatiival oli justkui vähenenud, et nad vaatasid seda telemeetriast ning siis tal oli kuidagi raske sõita sellel teisel kiirel ringil ja see kulmineeruski siis viimase kurvi spinniga ning kollaste lippudega. Seepäev siis Antonelli vahepeal parandas ka nagu hästi kergelt oma aega, aga siis samal ajal olid kollased lipud väljas. Siis võistluste žürii otsustas, et Antonelli sõitis kollaste lippude all liiga kiiresti ning sai selle eest 3 kohta karistada. Ehk kui ta kvalifikatsioonis esialgu sai 4. koha, siis pidi ta alustama tegelikult 7. Samuti sai karistada Lewis Hamilton teisel kohal, sest tema jäi vahepeal Oscar Piastri ette viimases voorus. Et ma saan aru, et siin oli tegemist mingi kommunikatsiooniveaga või midagi sellist, et kommunikatsioon polnud selge ja siis seetõttu jah, Hamilton jäigi lihtsalt Piastri ette esimeses kurvis, mistõttu Piastri oma ringiaega ei saanud parandada ning Hamilton sai 3-kohase karistuse, sundides teda 5. alustama. Ning seal täiesti lõpus, et peale neid kiireid ringe George Russell peatus esimeses kurvis, sest ma saan aru, et tema autol oli hakanud vett lekkima, et rääkis, et justkui nagu pritsis seda vett tagarehvide peale, mistõttu nagu seda haadvust väga ei olnud nii-öelda. Aga ma arvan, et see olukord oli jah piisavalt hull, et see auto peatada nii-öelda, et see võis põhjustada mingeid suuremaid kahjustusi autole. Et jah, selline huvitav olukord. Aga kvalifikatsiooni järjestus oli siis selline, et Norris sai kvalifikatsiooni võidu, Hamilton sai 2. koha, aga tema siis alustas
5. tegelikult. seega Leclerc, kes oli esialgu 3., tõusis 2. nüüd. Antonelli saavutas kvalifikatsioonis 4. koha, tema langes siis 3 kohta tahapoole, ehk Piastri tegelikult alustas 3., Verstappen 4., siis tuli Hamilton, Russell esialgu 7., alustas nüüd 6. ning siis tuli Antonelli. 8. läks Hadjarile, 9. Limpledile ja 10. Hülkenbergile. Ehk stardijärjekord oli järgnev. Norris 1., Leclerc 2., seejärel Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar, Limpled ja Hülkenberg 10. seejärel Lawson, Gasly, Colapinto, Portoletto, Ocon, Alonso 16. Berman 17., Sainz 18., seejärel Albon, Stroll ja Bottas 21. Perez sai 22. koha ning otsustas oma autot natuke muuta enne sõitu, mistõttu siis oli ta sunnitud boksiteed alustama. Kuna Ungaris sõitsid ka vormel 2 ja vormel 3 sarjad, siis vaatame üle nende sündmused. Alustades vormel 3-ga, kvalifikatsiooni võitis seal Soome sõitja Tuukka Taponen. Tema siis on ka Ferrari sõitjate arendusprogrammis ning saavutas eelmisel aastal vormel 3 sarjas 9. koha. Et see on siis selle Soome sõitja esimene kvalifikatsioonivõit vormel 3 sarjas. Teise koha saavutas Freddie Slater, sõitjate arvestuses teise koha mees. Siis seejärel tema rivaalid Ugo Tšukmu oli 6. kohal, Teofil Nael 7. Sprindisõidus alustasid esirealt Genato Le ja Maciej Gladys, kes siis võitis Silverstone'is põhisõidu. Sprindisõidu esimesel ringil oli natukene draamat, kui 3 sõitjat olid sunnitud katkestama. Nimelt siis Shin Nakamura sõitis tagant sisse Gerard-Gile, kes korraks oli isegi sõidu liider esimesse kurvi minnes, mistõttu olid nemad 2 sunnitud katkestama ning siis omakorda sõitis sisse Maciej Gladysile, ehk siis need 3 meest olid sunnitud katkestama esimesel ringil ning selle tulemusena tuli välja turvaauto. Start aga õnnestus hoopis Teofil Naelil, kes suutis tõusta 6. teiseks kohe stardis ning siis hiljem haaras liidri positsiooni sõidu keskel ning saigi etapi võidu. Tagapool siis Ugo Tšukwu oli vahepeal tõusnud 5., aga siis tema tempo üsna kõvasti rauges, et võib-olla lihtsalt kulutas rehve liiga palju, mistõttu üle finišijoone tuli ta 10., aga tegelikult oli tal siis 5 sekundit karistust ka, mistõttu siis kukkus ta üldse 17. järjekordne finiš punktidest väljas. Samal ajal siis tänu sellele penaltile tõusis 10. tema tiitlirivaal Freddie Slater, mis tähendas seda, et pühapäevast sõitu alustades oli neil sama palju punkte. Põhisõidus siis ajalugu kohati kordus, et seesama kolmik Maciej Gladys, Gerard-G ja Shin Nakamura sattusid avariisse, mistõttu need 3 olid jällegi sunnitud katkestama, seekord natukene teises kurvis, aga ikkagi esimesel ringil, mistõttu siis tuli välja turvaauto. Eespool siis oli vahepeal tihe võitlus Tuukka Taponeni ja Freddie Slateri vahel, mis siis lõpuks viis ka sellise väikse kontaktini. Selle tulemusena siis Freddie Slateri esitiib sai natukene kahjustada, aga ta sai jätkata ning Tuukka Taponeni selgus hiljem, et rehv oli lõhkenud. Õnneks siis turvaauto sõitis läbi boksi, mistõttu Taponen tegelikult ei kaotanud nii palju aega selle rehvi vahetusega ning hiljem lõpetaski ikkagi punktides. Samal ajal siis Slater oli selle tulemusena tõusnud sõiduliidriks ning saavutaski lõpuks oma esimese etapivõidu. Tagapool siis Ugo Tšukwu tegi paar sellist vägevat möödsõitu, et tõusta teiseks ning läks isegi korraks ka Slateriga võitlema, aga ei suutnud seda.
möödasõitu vormistada ning pidi leppima teise kohaga. Kolmandana tuli üle finišijoone Brando Badoer, kes Monacos oli etapi võitnud. Théophile Nael esialgu lõpetas 5. aga siis ta sai 2 karistust ja mõlemad oli selle eest, et ta surus Tappaneni rajab maha, et üks karistus oli 5 sekundit, teine 10 sekundit. Ehk siis nii-öelda summas 15 sekundi karistustega kukkus ta 5. kohalt 20. ehk punkte ta ei teeninud. Peale seda Ungari etappi siis Fredi Slater on üldarvestuse liider. Temast 8 punkti taga on Ugo Tšukwu, tal on siis 122 punkti, Slateri 130. Théophile Nael on juba nüüd päris palju maas. Tema on siis 55 punkti Slaterist maas ning peab juba nüüd natukene taha vaatama, sest Ernesto Riveral ja Brando Badoeril on kõigest paar punkti vähem kui temal, et tema 3. koht on isegi ohus nüüd. Lähme edasi siis vorme 2 juurde. Kvalifikatsiooni võitis Kushmaini, nagu Miamiski. Teise koha saavutas Brasiilia mees Rafael Camara. Üldarvestuse liider Nikola Tsolov oli 7. Gabriel Mini 9. ning arvestuse 4. mehel Alex Danil ei läinud üldse hästi. Tema oli alles 17. ning minu meelest see on vist tema esimene kvalifikatsioon sel aastal väljaspool esinelikut. Et seega ei läinud üldse hästi. Sprindisõidus juba taaskord alustas esikohalt Sebastian Montoya ning tema kõrvad siis Gabriel Mini. Mini suutis möödasõidu sooritada Montoya peal ning võitiski sprindisõidu. Teist kohta tahtis Montoyat ära võtta Nikola Tsolov, aga see ei õnnestunud. Nimelt siis ta läks liiga julgelt sinna esimesse kurvi, mis siis mille tulemuseks oli kokkupõrge. Montoya ning tema ise olid sunnitud katkestama. Et jah, Tsolov on nagu selline mees, kes teeb küll nagu vägevaid möödasõite, et üsna tihti tegelikult, aga siis seekord jah, läks see asi üle piiri. Et kui ta tahab sinna vormel 1 jõudasid, siis kindlasti peab vaatama, et nagu nii agressiivne ei oleks. Et võib-olla nagu selles mõttes kohati täiskasvanulikum peaks olema või selline küpsem, enne kui ta vormel 1 peaks minema. Ent jah, selle tulemusena siis sai Tsolov 5 kohta karistada selleks põhisõidu stardirivis, ehk siis ta oli sunnitud alustama hoopis 12. Natukene tagapool siis Rafael Camara suutis sõita 9. 4. et 3 positsiooni teenis ta stardist ning siis teised 2 siis selle Montoya ja Tsolovi kokkupõrkest. Ent aga ikkagi hea tulemus tema jaoks. Põhisõidus läks õnneks Mehhiko sõitjal Noel Leonil. Tema siis tuli boksi vahetult enne virtuaalse turvaauto algust ning tänu sellele sai sõidu liidriks ning võttis oma esimese põhisõiduvõidu. Et varasemalt oli ta sprindisõitu võitnud sellel aastal, aga siis seekord esimene tema nii-öelda põhisõidu eest 25 punkti. Teisena lõpetas Kushmaini ja 3. Rafael Camara. Nikola Tsolovil oli väikene juhtum esimesel ringil, et selline kerge kontakt, aga lõpuks suutis ikkagi 7. lõpetada ning tegi siis möödasõiduga oma tiitlirivaalil Gabriel Minil, kes siis lõpetas lõpuks 9. Ehk siis peale Ungari etappi on sõitjate arvestuse seis selline, et Nikola Tsolov juhib, tal on 167 punkti. Kõigest 20 punkti taga on Gabriel Mini ning temast omakorda 2 punkti taga on Rafael Camara. Et see
tiitliheitus võib isegi üsna põnevaks minna ning neljandal kohal on Alex Dunn, 59 punkti juba maas, et tema saab olema jah, üsna keeruline see tiitel noppida, aga kunagi ei tea. Ja nüüd lähme siis selle kuningliku vormel 1 sarja juurde. Rehvi valikutest nii palju, et enamus alustas keskmise seguga rehvidega, aga mõned erandid ikkagi olid. Et nimelt siis pehme seguga alustasid Ferrari mehed, Aston Martini mehed ning lisaks Gabriel Bortoleto ja Carlos Sainz. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld ja sedasi läks see sõit käima. Oscar Piastril oli suurepärane start, et esimesse kurvi minna suutis ta Leclerc'ist mööduda, kellel tegelikult oli kohati halb start, ning teises kurvis läks Lando Norris natuke laialt, tänu millele siis Piastri sai haarata sõiduliidi positsiooni. Leclerc'il jah, nagu äsja mainisin, oli jah natukene kehv start. Ja ma saan aru, et tal siis need rattad hakkasid tühja käima, ehk nagu rattad pöölasid stardis liiga palju nii-öelda. Ja siis nagu seetõttu ei saanud väga minema. Ning esimese ringi lõpuks oligi ta 5. langenud, ehk 3 kohta taappoole. Aga noh, oleks saanud hullemini minna, sest George Russell oli kukkunud 21. Põhiseks oli siis see, et tal läks käima see süsteem, mida inglise keeles nimetatakse anti-stalliks. See on siis nagu põhimõtteliselt mootori suretamisvastane süsteem. Ja siis nagu, kui see sul käima läheb, siis sa nagu vist väga edasi liikuda ei saa nii-öelda. Et nagu sa ei saa seda mootori võimsust rakendada või midagi. Et see läks jah tööle ja siis ta ei saanudki nii-öelda esimese korraga väga minema ning kukkuski esimesse kurvi minnes sõitjate rivi lõppu. Aga vähemalt oli ees Perezist, kes boksi teed alustas. Ning jah, sealt siis hakkaski nagu vaikselt nii-öelda neid kohti tagasi noppima, tihti tehes siis ringi järel sinna esimesse kurvi mööda sõita. Aga jah, pikk sõit oli tal igal juhul ees. Tagasi ettepoole siis Lewis Hamilton vahepeal üritas ka Max Verstappenist mööda saada, aga see lihtsalt tal ei õnnestunud, ei stardis ega ka peale seda, nii-öelda raja peal vähemalt, et siis pidi boksi peatustega nii-öelda natukene mängima siin. Aga igatahes siis järjekord peale esimest ringi. Piastri tõusis sõiduliidriks, Lando Norris oli teine. Leclerc kehvast stardist lõikasid kasu Max Verstappen ja Lewis Hamilton 3. ja 4. kohal, siis tuli Leclerc 5. Seejärel on juba mehed, kes teenisid kasu Russelli kehvast stardist, ehk Antonelli 6, Hadjar 7. Lawsonil oli suurepärane start, tõusis 11. kohalt 8. ning oligi nii-öelda ülejäänud maailma parim. 9. oli Limplad ja 10. Hülkenberg. Nagu mainisin jah, et Hamilton lihtsalt ei suutnud raja peal Verstappenist mööda sõita, kuigi Verstappen jah kurtis oma auto üle üsnagi, et jällegi käiguvahetustega seoses ja siis mingi amortisaatorite üle või midagi sellist. Aga noh, igatahes Verstappen suutis esialgu vähemalt kohta hoida. Ent siis, et mööda saada, Hamilton võttis initsiatiivi esimeste boksipeatustega ning tänu sellele tegi, nagu inglise keeles nimetatakse, undercuti Max Verstappeni peal. Ehk siis justkui altlõiget, ma mõtlen siis selles, et tuled boksi varem kellestki ette saada. Ning jah, see esialgu tal õnnestus, aga üsna peagi Max Verstappen tegi julge möödasõidu esimesse kurvi ning erinevalt Nikola Tsolovist vormel 2 seda õnnestus. Et Max Verstappen pärast siis raadio kaudu kommenteeris, et ilus möödasõit küll, aga noh, Hamilton ei saa seda teha, et Hamilton oli jah, nagu sinna pidudamisel kergelt sisse keeranud nii-öelda,
aga noh, õnneks ei juhtunud seda, mis juhtus aastal, oli äkki 2024, kus siis need kaks meest põrkasid esimeses kurvis kokku ja siis Verstappeni auto läks kergelt lendu. Ent muid nagu selliseid olulisi positsioonivahetusi esimese peatuse jooksul ei olnud. Teises peatuses jällegi tegi initsiatiivi Lewis Hamilton, kes tuli Max Verstappenilt lausa 10 ringi varem boksi. Ent see tal õnnestus. Ta suutiski Verstappenist ette minna ning tõusis sellega virtuaalselt kolmandaks. Nüüd, miks ma täpsustan, et virtuaalselt, on see, et ta ei olnud nagu nii-öelda füüsiliselt kolmas, vaid nimelt siis Antonelli ei tulnud boksi, et tema siis jäi üsna kaua oma rehvidega sõitma. Ehk siis noh, ja ta üritaski teha seda ühe peatuse strateegiat nii-öelda ning tänu sellele saigi sõiduliidriks. Ja siis noh, Antonelli siin tagapool McLarenite vahel oli asi natukene pingeliseks läinud, et Piastril seda mugavustunnet autos justkui väga ei olnud, et kuidagi noh, polnud kõige parem tunne sellega sõita. Tema taga siis Landon Norris väitis, et kuule, ma olen ju miilide jagu kiirem sellest Piastrist. Et noh, tahtis võib-olla, et siin nagu mingid tiimikäsud siia mängu tuleksid või midagi sellist. Aga mis siis tehti, oli see, et Piastri kutsuti boksi ning Norris sai selles vabas õhus sõita nii-öelda, et näidata, kas ta on päriselt kiirem või ajab mingit padajuttu. Piastri siis pärast boksi peatust ei läinud just kõige paremini, et tal tuli üks selline veider juhtum Carlos Sainziga, kus siis, kes oli juba ringiga maha jäämas. Nimelt siis Piastri tahtis mööda sõita, aga siis järsku Sainz keerab talle ette ning toimub selline kontakt nende vahel. Ning jah, see tõesti oli nagu päris rumal olukord. Et jah, no ma saan aru, et Sainz, et võitles küll nagu Alonsoga vahepeal, eks ole, aga noh, kuule, kuidas sa sedasi teed lihtsalt. Et selle üsnagi rumala juhtumi pärast anti Sainzile 5 sekundit karistada. Et no 5 sekundit tegelikult ei kõla üldse rangelt ning mida see võistluste žürii ütles ka, et nagu selline mitigeeriv faktor oli see, et Piastri oli kuidagi auto positsioneerinud nii, et see Sainz tegelikult nagu teda ei märganud, kuigi talle anti need sinised lipud. Aga jah, Sainzile 5 sekundit karistada, Piastrile selline ajakaotus sellest juhtumist ning sellest ajakaotusest täiesti piisas, et täpselt Landon Norrise taha tulla, kui see Norris oma boksipeatuse tegi. Ehk siis Norris sai Piastrist ette ning oli nüüd rajal teisel kohal, aga siis Antonelli taga nii-öelda. Ning jah, Norris siis hakkaski Piastri ees põgenema, et tal oli kindlasti rohkem kiirust ning lõpuks püüdiski kinni ka Antonelli ja möödus temast esikoha nimel. Aga Antonellil tegelikult oli kiirus üsnagi okei, hoolimata sellest, et tal olid vanemad rehvid. Et see vahe Piastriga enam-vähem püsis nii-öelda, noh, võib-olla Piastri sai natukene lähemale. Aga nojah, see võimalus, et Antonelli teeb ühe peatuse, oli täiesti olemas. Aga lõpuks ikkagi kutsuti Antonelli boksi, kui oli sõita veel, ütleme, et selline natukene üle 15 ringi. Et jah, tema hääletoonis oli kuulda seda pettumust ka, et nagu, no kas me ei saaks nagu lõpuni sõita või? Aga siis tiim arvas, et need rehvid lihtsalt ei kesta nii palju ja siis seetõttu kutsutigi boksi. Ning selle tulemusena kukkuski ta siis 6. aga vähemalt tal olid palju uuemad rehvid kui eesolevatel sõitjatel, et seega tal oli ikkagi võimalus neid kinni püüda. Kõigest 2 ringi
peale tema boksipeatust, kui oli sõita veel 15 ringi, toimus sõidus pöördeline juhtum. Oscar Piastri käigukast andis otsad ning ta oli sunnitud teised kohad katkestama. Et ja sellest oli tõesti kahju tegelikult, et Piastril võitu enam ei olnud noppimas, aga ikkagi see, et ta kaotab sellega põhimõtteliselt 18 punkti ja teise koha, et siis sellest oli kahju küll. Piastri jaoks jah, nagu päris frustreeriv nädalavahetus tegelikult, et kvalifikatsioonis jäi Hamilton ette, sõidus siis seda mugavustunnet väga ei olnud, juhtum Sainziga, Norrisest oli natuke aegsam ja siis lõpuks ka see käigukasti rike, mistõttu siis kaotabki potentsiaalselt hooaja parima tulemuse. Aga igatahes, kui ta seal rajaääres peatus, siis kutsuti välja virtuaalne turvaauto ning selle käigus siis mõned mehed käisid boksis. Landon Norris käis boksis, temal oli lihtsalt see edumaa Verstappeni ees niivõrd suur, et ta võiski vabalt lihtsalt tulla nagu lihtsalt turvalisuse huvides nii-öelda. Ning boksi kutsuti ka Ferrari mehed, Hamilton ja Leclerc. Aga kes ei tulnud boksi, oli Max Verstappen. Max Verstappen oli juba siis tegelikult tükk aega sõitnud nende pehmete rehvidega, mistõttu võis asi üsnagi keeruliseks minna, aga ta valis pigem rajapositsiooni kui uued rehvid. Ning tegelikult nagu mõned sõitjad tegid pehmete rehvidega päris pikki otsi, et see Verstappen sõitiski jah, nendega ma arvan, et 30 ringi või midagi sellist, ja Alonso tegelikult tegigi vahepeal üsna huvitavat strateegiat, et sõitis esimese poole sõidust pehmete rehvidega. Nagu mõned sõitjad olid mures, et kas peaks võib-olla isegi 3 peatust tegema või midagi sellist. Ja tehti ikkagi enamasti 2. Aga siis Alonso lihtsalt sõidab terve esimese poole sõidust pehmete rehvidega. Et see oli jah, selline natuke müstika nii-öelda. Aga igatahes siis Verstappen sai tänu mitte boksi tulemisele Hamiltonist ette. Järjekord oli nüüd selline: Norris, Verstappen, Hamilton 3., Antonelli kohe tema taga ja Leclerc 5. Nüüd aga siis Hamilton ja Antonelli olid kohe sunnitud kohti vahetama. Ja põhiseks oli siis see, et see sealt boksitee lõpus on üks selline valge joon nii-öelda, mis on risti selle rajaga. Ja siis see põhimõtteliselt, mida see antud olukorras määras, on see, et kes iganes sellele joonele sõites on ees, on jäädud turvaauto taga ees. Ja siis seal Antonelli ja Hamiltoni vahel läks vahepeal väga napiks nii-öelda, aga Antonelli oli sellele joonele sõites napilt ees Hamiltonist ning jah, see virtuaalse turvaauto all nagu Hamilton sõitis ette, aga siis pärast sunniti tal koht tagasi anda Antonellile. Ehk siis tegelikult Antonelli oli 3. ja Hamilton 4. Aga vähemalt Hamiltonil olid nüüd uuemad rehvid kui Antonellil, eks ole. Aga tegelikult ta ei suutnud sellest Antonellist mööda sõita. Et Antonellil olid ka tegelikult üsna uued rehvid, aga tal olid kõvad rehvid, mitte Hamiltoni pehmed. Et Antonelli ikkagi suutis seda kohta hoida ja Hamilton ei saanud lihtsalt temast mööda. Ning lisaks oli ta saanud 5 sekundit karistada boksiteel kihutamise eest, mistõttu siis ta pidi ju nüüd taha vaatama, et kas Leclerc saab temast mööda nagu lõpparvestuses või mitte. Aga muidu siis peale selle suuri sündmusi viimase 10 ringi jooksul ei olnud, ehk siis sõidu võitis Landon Norris, et selline päris domineeriv võit, et kindlasti üks tema hooaja parimaid tulemusi, hooaja esimene võit ka loomulikult, et jah, 15 sekundit Max Verstappenist ees.
et selline väga kõva tulemus, ma pean ütlema. Verstappen saavutas siis teise koha, hoolimata sellest, et ta üsna palju selle auto üle kurtis. aga me jäime mõtlema ka, et võib-olla see on tegelikult nagu selles mõttes tervislik, et ta nii palju kurdab. et mõte on siis selles, et ta ikkagi annab nagu tagasisidet selle kohta, et mida saaks nii-öelda aktiivselt parandada või midagi sellist, et no kui sa oled nagu see võistlusinsener või midagi sellist, et siis sa pigem tahaksid tagasisidet ja teada, et nagu mida saaks parandada, kui mitte, eks ole. et jah, see on nagu võib-olla üks sellest tema võtmest nii-öelda sellele edule. et seda minu meelest rääkis ka ühes podcastis kunagine Felipe Massa insener, et see nii-öelda Verstappeni suhe selle võistlusinseneriga on tervislik tegelikult. aga jah, Verstappen saavutas teise koha, üsna hea tulemus, hoolimata tema kurtmisest. kolmandana tuli üle finišijoone Antonelli. et võib öelda, et temal see strateegia õnnestus. et noh, ta sõitiski terve sõidu seal 6. kohal nii-öelda, aga siis suutis oma rehve nii hästi manageerida, et see viiks selle strateegiani, millega sai ta lõpuks 3. koha, kõigest 3 sekundit taga Max Verstappenist. et jah, Mercedese kiirust sel nädalavahetusel ei olnud, aga selles mõttes 3. koht on parem kui punktideta etapp. et ma arvan, et Antonelli võttis selle 3. koha hea meelega. Hamilton lõpetas 4. aga siis pärast 5-sekundist karistust oli ta kõigest 0,7 sekundit taga oma tiimikaaslasest Charles Leclerc'ist. Leclerc'il kiirust nagu sellel nädalal justkui nagu nii väga ei olnudki, aga siis suutis ikkagi nagu asjade kokkulangemise tulemusena ikkagi saavutada 4. koha. samal ajal Hamiltoni siis tuli 5. koht ning peab ütlema, et see Ferrari strateegia on jälle läinud sinna allapoole, et see strateegia lihtsalt ei õnnestunud, et see need varajased boksipeatused pluss siis see, et tuleb ikkagi selle virtuaalse turvaauto boksimistõttu ta tegelikult kaotaski 2 kohta nii-öelda. et seda, no okei, esimesed 2 peatust, no okei, see ikkagi pani ta nagu sellele positsioonile, kus nagu paremaks väga ei oleks saanud minna, aga see virtuaalse turvaauto peatus oli nagu minu jaoks küsitav, sest noh, vaeva püüab Max Verstappen oma igivanade pehmete rehvidega sind kinni. ning noh, tegelikult nagu sellega ei olnud tal väga midagi võita ka, nii et jah, väga küsitav strateegia Ferrari't ning jah, Ferrari jaoks kasutamata potentsiaal, sest no tegelikult kiirust neil sellel nädalavahetusel oli küll ju. et selles mõttes on natukene kahju. aga siis Hamiltonist tagapool Isaac Hadjar saavutas 6. koha. et selline noh, üpriski ei kellegi maal nii-öelda, aga üks selline huvitav statistika, mida ma leidsin vahepeal, oli see, et Hadjaril on vist äkki 7 etappi järjest esikuuikus. mis on tegelikult nagu, arvestades tema nii-öelda Red Bulli number 2 sõitjapositsiooni, väga tugev tegelikult, et tal on väga hästi läinud viimasel ajal. ning see on jah, selline täitsa okei tulemus. et hakkabki kohati lähenema teistele seal sõitjate arvestuses, kui neil probleeme on. 7. tuli üle finišijoone George Russell, et jah, suutiski ikkagi nende tipptiimide tagaossa välja sõita, kõigest siis paar sekundit Hadjarist maas. aga see on ikkagi jah, tema jaoks see nädal, mida unustada. et noh, kiirust nagu nii väga ei olnud, pluss siis see ebaõnnestunud start ning siis lõpuks kõigest 6 punkti, mis ei ole nagu piisav, et tiitli nimel võidelda. aga ma selles mõttes ikkagi Russellit ei välista veel tiitliheitlusest. et ma arvan, et Russell võib endiselt selle tiitli saada. et lihtsalt ongi oluline, et tal nüüd selle suvevahe jooksul nagu
see power nii-öelda tagasi leida, et nagu oleks seda energiat tiitli nimel võidelda ja motivatsiooni. Ja kui ta selle leiab, siis ta võib vabalt mängus olla ja siis no lihtsalt ongi vaja üle saada nendest raskustest, mis tal seni olnud on. Vot nii. Aga siis üle maailma parima tiitli nimel oli vahepeal heitlusi ka Audi ja Racing Bullsi vahel. Et mõlemal oli üks sõitja oli kahepeatuse strateegiaga ja teine sõitja oli ühepeatuse strateegiaga. Lõpuks jäid siis peale need, kes tegid 2 peatust, et Liam Lawson lõpetas 8. Jällegi üle maailma parim mees. Nico Hülkenberg lõpuks teenis oma hooaja esimesed punktid, lõpetades 9. Et noh, oli ka lõpuks ometi see aeg, et Audi jaoks jah, tegelikult selline üsna tugev näitamine, et Audi on jah kindlasti selles ülejäänud maailma heitluses ning see näitabki, et nende see šašii on üsna tugev ning jah, Audi on nagu parem tiim, kui näitab nende see koht konstruktorite arvestuses praegu. Aga siis 10. koha heitluses Limplad ja Bortoleto vahel jäi ikkagi peale Limplad. Tema noppis siis viimase punkti ning Bortoleto oli sunnitud leppima 11. kohaga. Kuigi etapp tegelikult ei olnud üldsegi nii halb, aga lihtsalt need vanemad rihvid ei olnud head nagu nende kohtade nimel võitlemiseks. Aga siis juba natukene rohkem maad tagapool 12. oli Pierre Gasly ning seejärel üllatus, Aston Martini mehed Lance Stroll 13. edastades Fernando Alonsot 14. kohal. Et see on tegelikult isegi arvestades seda, et Piastri katkestas, nad ikkagi teenisid, nad nagu suutsid möödasõite teha nii-öelda, et nagu päriselt sõidu jooksul neid kohti teenida. Et ma pean ütlema, Aston Martini uuendused ületasid muutusi. Et ma arvasin, et nad jäävad ikkagi nagu üppis sinna sõitjate rivi tagaossa, aga ikkagi need uuendused on piisavalt head, et olla päriselt konkurentsivõimeline. Et selles mõttes müts maha neile. Et täitsa hea etapp ja siis ma vahepeal märkasin ka, et Lance Stroll tegi sellise ühe päris julge möödasõidu sinna 6.-7. kurvi šikaani. Sinna see tavaliselt möödasõitu ei tee, aga ta ikkagi suutis teha. Et selles mõttes mainin selle ära, et hea töö tema poolt ning ka Alonso poolt, eks ole, et saada sinna teise vooru. Seejärel 15. Franco Colapinto, keeruline nädalavahetus ning läks nagu läks. Seejärel juba 16. on Esteban Ocon. Jah, Haas ei ole kindlasti seal, kus praegu olla tahaks, aga vähemalt siis Ocon seekord edastas oma tiimikaaslast Oli Beermani. 17. 18. oli Williamsi duo Alex Albon ja Carlos Sainz. Nemad tegelikult nagu lõpetasidki viimase 2 sõitjana, aga siis Oli Beerman lõpetas algu 17. aga siis sai 5 sekundit karistada siniste lippude ignoreerimise eest, mistõttu kukkuski siis ta 19. Et Beermani jaoks jah, samuti raske nädalavahetus, et ta ise ütleski ka, et lihtsalt ta ei olnud ühtegi ringi, kus ta oma autos nagu mugavat oleks tundnud nii-öelda. Et jah, seetõttu jäi siis Williamsi duo taha ning jah, Williamsil, nagu ma rääkisin, ei ole üldse hea seis. Ning seejärel tulevad juba katkestajad. Piastri katkestas siis käigukasti probleemidega ning siis loomulikult Cadillaci duo oma justkui traditsioonilistel põhjustel, nagu mõlema sõitja jaoks. Et esialgu katkestas Valtteri Bottas piduritega,
et tal pidurid lõpetasid leekides ning see ei ole nagu esimene kord, millal see on tal juhtunud. Kui ma õigesti mäletan, siis näiteks Monacos oli jama piduritega, siis ja Austrias läksid need samuti leekidesse ning katkestas samuti Sergio Perez, kellel juba jälle probleeme seoses vedustusega. Et ma vaatasin pärast pardakaamerast üle ja siis mis juhtus, oligi see, et Perez keeras sinna 5. kurvi ja siis vedustus lihtsalt läks seal eesmise vasakul rattal ja siis auto ei keeranud üldse enam hästi. Ning õnneks minu meelest ta suutis boksi välja sõita, aga jah, jällegi, tema puhul mitte esimest korda katkine vedustus. Et Kanadas ma mäletan, et oli selline olukord ka, et seal oli siis see ikkagi natukene suurejoonelisem vedustuse lõhkemine. Ning minu meelest Belgias ehk eelmisel etapil oli ka mingi probleem seoses vedustusega, mistõttu pidi ta katkestama. Ehk Cadillacil jah, ei ole seda töökindlust üldse autodel. Ning Cadillac on praegu ka, ma jäin mõtlema vahepeal, et sellises üpriski kriitilises faasis nii-öelda, et enne seda hooaega nagu saadi aru, et jah, see Cadillacil saab olema raskusi, et nad ei hakka nagu võitude nimel võitlema, et nad tõenäoliselt ei saa punkte nii-öelda. Ja siis ma arvan, et nagu kõik lihtsalt seda aktsepteerisid lihtsalt seda, et saame hakkama nii-öelda. Aga nüüd on nagu see reaalsus kohale jõudnud, et Cadillac ei toogi nagu neid punkte nii-öelda. Ja siis tekibki küsimus, et kui paljud nagu tahavadki siis Cadillaci selles olukorras toetada. Ning nüüd miks ma seda mainin, on see, et nüüd siis nagu justkui tuleb see periood, et mina siis selgub, et kui palju Cadillaci neid toetajaid alles jääb nagu pärast seda keerulist perioodi nii-öelda. Ja siis see nagu omakorda mõjutab, et missugused on nende väljavaated ning kui palju nad edasi areneda saavad. Et kas neil on nagu võimalus nii-öelda kõrgemale pürgida või saab neist nagu üks nendest tiimidest, mis aastal 2010 vorm 1-ga liitus. Seega, lõplikud tulemused olid siis, kordame üle, esimene Lando Norris, Max Verstappen teine, poodiumi lõpetas Andrea Kimi Antonelli. Punkte veel teenisid Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Nico Hülkenberg ja Arvid Lindblad 10. kohal. Seejärel punkte ei teeninud Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Alex Albon, Carlos Sainz ning Oli Beermann 19. kohal. Katkestasid 3 sõitjat, Oscar Piastri, Sergio Perez ja Valtteri Bottas. Vaatame siis ka selle sõitjate seisu üle, minnes siis sinna suvevaheaega. Sõitjate arvestust endiselt juhib Antonelli, temast 50 punkti taga on teise kohal Lewis Hamilton, temast omakorda 9 punkti taga on George Russell 3. kohal. Seejärel tulevad Charles Leclerc 4. kohal, Lando Norris on 5. Max Verstappen tõusis koha võrra Oscar Piastrist ette, tema on nüüd 6, Piastri 7. Isaac Hadjar on 8, 24 punkti taga Piastrist. Liam Lawson tõusis oma 8. kohaga selles Pierre Gasly'st ette sõitjate arvestuses. Tema on nüüd siis 9 ehk ülejäänud maailma parim. Pierre Gasly on 10, 1 punkt taga. Natukene rohkem maas on 11. kohal Arvid Lindblad, seejärel Franco Colapinto, Oli Beermann, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Alex Albon, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg tõusis oma punkti finišiga 18. ning seejärel 19. on Fernando Alonso. Ehk siis 3 sõitjat, kes ei ole selle aasta punkte teeninud, on Lance Stroll, Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Konstruktorite arvestuses endiselt juhib Mercedes
Neil on 379 punkti, neist 72 punkti aga on Ferrari ja siis natukene rohkem maas on McLaren 3. kohal ja Red Bull on 4. Selle etapiga siis toimus ka esimest korda muutusi konstruktorite arvestuse järjestuses 2 kuu jooksul. Viimati muutus see pärast Monacot. Aga siis selle etapiga tõusis Racing Bulls Alpine'ist ette. Racing Bulls on nüüd ülejäänud maailma parim 5. ja Alpine 6. Haas on endiselt 7. Audi tõusis 8. ette Williamsist, mis on 9. kohal. Aston Martin on 10. ning ainus punktideta tiim sellel aastal on Cadillac 11. kohal. Nüüd vaatame siis, mis toimub 4 nädala pärast. Selleks on Hollandi Grand Prix. See toimub siis Zandvoorti ringrajal, millel on tegelikult üllatavalt palju vormel 1 ajalugu. Et see liitus kalendriga juba aastal 1952 ehk vormel 1 maailmameistrivõistluste ajaloo 3. hooaeg üldse. Ning selle siis kuulsamad hetked ongi tulnud 70-ndatel, 80-ndatel. Ehk siis aastal 1975 James Hunt saavutas oma esimese etapivõidu sellise tiimiga, mida nagu sellist võitu poleks väga oodanud ning järgmisel aastal siis saigi ta sõitjate tiitli McLareni roolis juba. Aastal 1983 põrkasid kokku tiitlirivaalid Nelson Piquet ja Alain Prost ning siis aastal 1985 korraldati viimane Hollandi GP Zandvoorti rajal. Seal siis Niki Lauda saavutas omakorda oma viimase etapivõidu oma karjääris. Siis oli 35 aastat pausi ja Hollandi Grand Prix tuli tagasi alles aastal 2021, ja siis sealt saati on sõidetud selle tänapäevase raja konfiguratsiooniga. Ning see ongi selline natukene Ungari Grand Prix'ga sarnane, et kurve on üsna palju, sirgeid on pigem vähe, aga nagu nende tähtsus on ikkagi nüüd natukene suurem kui Hungaro ringi puhul. Ning mis on sellele rajale hästi omapärane, on ka siis, et hästi suure kaldega kurvid, et näiteks siis 3. kurv, kus siis kalle on kuni 10 kraadi ning viimases kurvis on kalle lausa 18 kraadi, mis on hooaja kõige suurem. Ja siis eelmisel aastal, mis toimus Hollandi Grand Prix, Oscar Piastri saavutas oma seni viimase etapivõidu, samal ajal tema tiimikaaslane Lando Norris oli sunnitud teised kohad katkestama. Siis väga tore päev oli ka Isaac Hadžaril, kes saavutas poodiumikoha tema esimese ja seni ainsa vormel 1 karjääris. Samal ajal siis Ferraridel oli topeltkatkestamine, et selles kuulsas 3. kurvis, kus kalle on hästi kõrge jällegi, et Hamilton sõitis ise maha ning Leclerc'ile sõitis siis Antonelli, kes siis punkte samuti ei teeninud. Aga nüüd, kellele siis pilku pöörata Hollandi Grand Prix'l? Nagu ikka, nomineerin 3 nime. Esialgu üllatusmeespunktides ma ütleks isegi Pierre Gasly. Temal on siis seal Hollandis olnud üsna palju edu tegelikult. Aastal 2021 sõites siis selle tiimiga, mis on tänapäeval Racing Bulls, saavutas ta väga tugeva 4. koha ning 2 aastat hiljem, aastal 2023, teenis esimese poodiumi Alpine'i sõitjana. Et jah, ma arvan, et Gasly võib isegi punktidesse end mahutada, aga see on siis, kui Alpine suudab piisavalt hea auto tagada, et võidelda selle ülejäänud maailma parima koha nimel. Siis selline üldine üllatusmees, ma ütleks Max Verstappen, kes on kahtlemata selle
etapi kõige edukam sõitja. Ta on siis 3 korda võitnud aastatel 2021 kuni 2023 ning siis 2 aasta pärast seda saavutas 2 korda teise koha. Ehk jah, ta tulemused on väga tugevad siin. Ning ma arvan, et ta võib isegi selle võidu nimel võidelda, et olla nagu päris tugevas konkurentsis. Aga kes saab siis etapi võidu? Kes võidab Hollandi Grand Prix? Antonellil eelmisel aastal oli siin natukene pahandusi, võib öelda. Ent aga muidu võitleski jah seal punktikohtade nimel. George Russell aastal 2022 saavutas teise koha, mis oli väga tugev tulemus, arvestades selle aasta Mercedest. Aga siis järgmisel aastal tegi vormel ühe rekordi, kõige rohkem boksipeatusi ühe etapi jooksul. Nimelt see oli siis selline etapp, mis toimus nii kuivas kui ka vihmas ja siis selle etapi käigus suutis ta teha 7 boksipeatust ning minu meelest mõned teised tegid ka 7 peatust. Hamilton on saavutanud Hollandis teise koha, 4., 6., 8. koha ning siis eelmisel aastal katkestas. Pole selline kõige tugevam rada olnud tema jaoks. Leclerc on 2 korda poodiumil lõpetanud Hollandis. Lando Norris ja siis viimasel 2 aastal on võidukad olnud McLareni mehed. Lando Norris aastal 2024 ja Oscar Piastri aastal 2025. Nüüd, kelle ma siis panustaksin, et võidaks, on Oscar Piastri. Et jah, eelmisel aastal ta võitis, eks ole, Hollandis. Aga siis mul on nüüd siin nagu selline väike vandenõuteooria ka. Et üks asi, mida ma olen nagu viimasel ajal märganud, on see, et etapi võidab just see sõitja, kellel on nagu olnud justkui selline keeruliste sõitude seeria. Ja siis Piastril ongi jah, selline paar keerulisemat etappi olnud ning ja see lisab nagu mul seda tunnet, et Piastri võib selle etapi võita. Aga siis vaatame ajakava üle ka. Kusjuures tasub mainida ka, et see on viimane Hollandi Grand Prix, sest järgmiseks aastaks seda lepingut ei ole pikendatud. Ehk jah, järgmisel aastal vormel 1 autosid Zandvoortil ei näe. Et see jääb selleks viimaseks Hollandi Grand Prix, praeguseks vähemalt. Aga siis ajakava selleks viimaseks sprindi nädalavahetuseks Zandvoortil on selline, et reedel 21. augustil kell 13.30 esimene vabatreening, kell 17.30 sprindi kvalifikatsioon, laupäeval 22. augustil kell 13.00 on sprindisõit ja kell 17.00 kvalifikatsioon. Pühapäeval 23. augustil kell 16.00 hakkab vormel 1 Hollandi Grand Prix. Nagu alati, suur aitäh, et seda saadet kuulasite. Ma arvan, et vormelipäevik läheb ka siis nüüd vahepeal sellisele väiksele suvepausile nii-öelda. Ent kõigile, kes siis seda taskuhäälingut on kuulanud hooaja esimese poole jooksul, et siis teile kõigile suur aitäh, et olete vormelipäeviku laine püsinud ja siis selle lainega liitunud ka, eks ole. Et suur aitäh teile kõigile ning näeme siis 2. pool augustit.